Heiki Nabi, 10-kordne Eesti meister, et kuidas sa oma tiitlit hindad? Tore on juubeli number, et 10 korda järjest on minu jaoks suur saavutus, et see jääb ju ajalukku. Kuidas oma vastaseid hindad, et siin oli päris, Allikmäe osutus püsti päris head vastupanu, et kuidas sa, oma nende vastastega rahul jäid, et palju kogemusi juurde said? No kogemust võib-olla vähe, sest et esimene minut kuni paar minutit on enamus tugevad ja avaldavad vastupanu, aga pärast seda nagu maksab rohkem, siis tuleb välja see, kui treenitud keegi on, et kuna ma ei saa maarelda eriti üle 3-4 minuti matšis, siis päris lõplikku tunnet ma ei saanud kätte, mis seis täpselt on, aga vähemalt võitsin selle ajaga, nii et järelikult on suht hea enesetunne ja vorm. Kas sa oled ka mingeid uuemaid, võtteid said proovida selle perioodi jooksul või nende matšide jooksul, et see on koht, kus võib-olla trennis proovitud nüüd realiseerida? No eks ma ikka oma vanade nippidega siin võitsin, et trügimine mu trump olnud, niisugune püsti lükkamine, tõmbamine, vastase väsitamine, partneris mõned võtted üle vedu ja selles mõttes väga, kus ma ütlen, et ega vanad meest on muud asja tegema ja õpeta väga palju, et ei, teatud asju õpin ikka juurde oma trügimisele ja mõõdetõmbeid ja laskmisi, aga ei, ma arvan, et mul ei ole mõtet oma stiili väga muuta, et mu stiil ikkagi on see, mis mulle toob edu, et ma pean selle juurde jääma. Täna sa pidid ka paljude noorte meestega maadlema, et kuidas, nende, näed sa seal tulevikku või niisugust maadleja hinge? No ma loodan seda, et see raske kaalu meeste pink võiks pikem olla tulevikus ja tase ka minna ütlesemaks ja see on vajalik juba selleks, et oleks ka nii-öelda väljaspool Eestit kaasa rääkida teistel meestel nii-öelda turniiridel ja tiitlivõistlustel kunagi, et tahaks loota, et see asi paraneb, sest et praegu ma näen, et päris paljudel treenerite ja ka sportlastel on sära silmis olemas täiesti, et ei ole enam sellist tülpinud nägu, et ei ole võimalik Eestist maadluses edukas olla, et ma loodan, et see on tulevikus kindlasti see allikas, kus tuleb edu. Et kus, su järgmised ülesastumised on, et peale Eesti meistrivõistlusi, et mis on need enne Euroopa meistrivõistlusi, millist vaheetapid sul veel tuleb läbida? Tuleb veel Bulgaarias laager 5. veebruarist alates ja 2 nädala. Peale seda tuleb ilmselt märtsi alguses üks turniir Ungaris ja peale seda ka märtsikuus veel laager Poolas. Ja siis on järgmine võistlus Euroopa, mis on aprilli alguses, et 2 laagrit, võib-olla 1 võistlus, et loodame, et pean need laagrid vastu, tervis on korras ja saavutan parema taseme, kui praegu olen. Aga edu sulle ning hoiame pöialt! Aitäh!